mingi siia. Ma olen lihtsalt juba lost. That's the solo trip. That's cool. Mis me leidsime by the accident. Ma ei tea, kuidas meil tuli. I love it, sul on mingi suremuse äärel lihtsalt. Teate mis? Lähme koos Leetu, täpsemalt Vilniusesse. Ja ma lõpuks maandusin siis Vilniuse lennujaamas, aga häven, ma ei tea, kuidas ma saan kesklinna ja samuti ma ei tea ka, kus mu hotell on, nii et ma siuke tunne, ma olen nagu terve lennujaamale juba ringi peale teinud ja ma ei saa aru, kuidas ma siit välja saan. Nagu näha, ma sain lennujaamast välja, aga nüüd on missioon 2, milleks on jõuda kesklinna. Kuidas ma jõuan lennujaamast kesklinna, pole õrnaimugi. Okei, ma nüüd kõnnin lennujaama ette tagasi, sest tundub, et ma vist ei saa hakkama sinna liiklemisega. Ja ma kõnin lihtsalt sinna ette tagasi, palvetan, et äkki tuleb mingi buss kuhugi. Ma lähen ühele poole, siis kõik kõnnivad teisele poole. Ja siis, kui mina keeran otsa ringi, siis kõik kõnnivad mulle vastu. Ja nüüd ma ei saagi aru, kuhu kohta ma minema pean. Ma pole lennujaama eest kaugemale jõudnud. Okei, ma leidsin buss number 2, mis peaks viima kesklinna. Nii et ma nüüd loodan, et see viib meid kesklinna, sest otherwise ma pean nagu söögil teises Leedu otsas. Okei, ma jõudsin ilusalt kohta, kuhu ma ööbin. Vaatame, millise toa sa saad Vilniuse kesklinnas 68 € eest ja 4 ööks. Uksest sisse tulles ma panin kohe oma papud ja kohvri siia. Siis vaatame meil siit peegel vastu. Siis siit edasi on meie toolikesed, kummud, telekas, kapike ja 2 voodit. Ja siis meie kallis toalettruum, mis on siis üks olulisemaid ruume, näeb siis väljas selline, mul on käterätikesed olemas, dušinurk, peegel, WC-pott, kraanikauss, kõik on tegelikult olemas. Nii et mis sa arvad? Võid kommentaaridesse jätta, kas maksta 168 €, mis teeb siis umbes 42 € öö. Sellise toa eest on palju või okei? Üldse, kui te mõtlesite, et miks ma nii saamatu olen, siis ma vist unustasin mainida viisi detaili, et that's the solo trip, nii et ma tulin siia üksi, nii et mul ei ole mitte kedagi, kes mind aitaks, juhendaks, saadaks. Ma olen täiesti all alone Vilniuses. Ja kui sina tuleksid siia oma mingi sõbraga, te saaksite ekstra soodsalt olla Vilniuse kesklinnas, sest mul on kõik tegelikult käe jala ulatusel maks 15 minta kõndida, nii et minu arust täitsa hea leid. Aga nüüd on mul kõht tühi. Kui kõik teised teevad meigi, et minna välja, siis ma olen see vend, kes võttis praegu lihtsalt kogu oma meigi maha. Sellepärast, et reisimine ärritab mu näonahka ja mul on lihtsalt nägu täpiline, nii et meik maha võetud ja nüüd süüa otsima. Ühesõnaga, ma mõtlesin tund aega, kuhu ma sööma lähen ja lõpuks mõtlesin, ma lähen võtan KFC-st toitu, ma lähen käin Maximast läbi, võtan mingit snäkki ja juua ja ma lihtsalt söön enda hotellitoas ja vaatan Padjaklubi. Nii ma sain oma toidukese kätte ja nüüd siis next up on Maxima, et minna osta veel juua ja siis minna tagasi oma toakesse ja vaadata siis natuke telekat ja puhata. Okei, see on tegi lahedad. Ma tulen Vilniusesse poodi Maximusse nimelt, vaatan kohukesi asju ja siis siin on kohuke, mille peal on Tallinn kirjas. Ma isegi üle sellist kohukest nagu Eestis näinud ja siis ma tulen kuhugi Vilniusesse ja siin on kohuke nimega Tallinn, mustika kohuke, magi oma. That's cool. Nii ma jõudsin tagasi oma toakesse. Tulge Leetu ja te näete, et Leedu inimesed on jumala siuksed kurjad, tigedad, külmad, ebaviisakad. Nagu mul on siuke tunne, et see vist esimene viimane kord, kui mina Leetu tulen, sellepärast, et tõesti Leedu inimesed, palun vabandust, on väga ebaviisakad. Näiteks, kas ma läksin poodi, ma mingi naeratuna rõõmus ja vaatan inimest tuleb vastu, ma hoidsin seda Maximust lahti, tuli mingi 10 inimest.
ja mitte keegi ei noogutanud, ei naeratanud, ei olnud aitäh, ma lihtsalt trampisid välja nagu see oleks mu töö. Nagu, guys. Jube. Aga noh, jah, aga okei. See selleks, vaatame, mis ma siis põnevat endaga tuppa kaasa võtsin. Näiteks ma avastasin siit siukse ananassi kombucha, sest mul on viimasel ajal mingi räme ananassi hoog peale tulnud. Siis samuti võtsin oma ühe lemmikuma energiajoogi, mis on siis selle aprikoosi ja maasikaga. Ma võtsin 2 kohukest, millest üks on Oreo küpsise kohuke. Põnev. Ja siis teine on see Tallinn nimeline kohuke, lihtsalt nagu reaalselt. Siin on Tallinn kirjas. That's cool. Ja siis käisin ma juga. Ma võtsin endale väikesed friikad, 1 kastme ja siis 6 kananugetit. Nii et head isu mulle! Okei, ma olen powernap girl, seega ma sõin oma toidukese ära ja ma tegin powernapi. Ja nüüd ma pean hakkama sättima, et minna pre-partile. Nii, ma sain endale lõrnameigikese tehtud, outfiti valitud ja teda ma sain just aru, ma olen teile isegi öelnud, miks ma siia Vilniusesse tegelikult tulin. Aga nüüd ma saan teile öelda, et ma tegelikult tulin Vilniusesse sellepärast, et bachatat tantsida. Et ja praegu toimub Vilniuses Lithuanian Bachata Festival, kus ma siis mõtlesin, et oleks väga fun saada uusi tutvused ja lahedaid tantse ja lahedaid mälestusi ja näha tegelikult Vilniuse jõululinna, mis tundub ka väga hea idee. Nii et ma tulin Vilniusesse sellepärast, et tegelikult tantsida. Teeme siis ka väikese outfit checki enne, kui ma toast välja astun. Mul on siuke beebisinine podi, katkised teksad ja tegelikult on ka valged tossud, nii et ma teen homme sellise nii-öelda linnavaatamistuuri, aga tuleb välja, et mu teekond juba viib mind paari ilusasse kohta, mis on tegelikult praegu populaarne ja hästi dekoreeritud. Aga teate, siin on tegelikult üksi kõndida väga-väga creepy. See on nagu tõesti väga-väga hirmus on siin üksi olla, nii et soolotripina esimeseks kohaks ma seda väga ei soovita, sest tõesti hoidke beebiprillid, siin on väga hirmus ja inimesed ei ole kõige toredamad. Ja see klipp jäigi mul eilsest õhtust viimaseks asjaks, sellepärast et ma unustasin klippe juurde teha, nii et täna on teine päev Vilniuses. Nii et eile õhtul ma käisingi tantsimas, mind saadeti ilusti apartmenti turvaliselt ära, sest need tänavad siin ei ole kõige turvalisemad. Ja siis me jäime jutustama kella 5:45 hommikul. Anyways, oli hea jutt, nii et it was worth it. Ja nüüd on siis kell saanud täpselt nii palju, et mul läks kõht tühjaks ja kuna ma ei tahtnud toast välja astuda, siis ma tellisin endale toitu, sest et mida muud oleks toredam teha, kui süüa omaette toakesest toidukest ja vaadata sama padjaklubi. Aga vaatame, mis ma tellisin. Sest nagu see packaging on midagi väga teistsugust, kui meil Eestis on. Nagu ma tellisin juustupalle kastmega. Vaadake seda pakendit. Juustupalli nagu näha, see on täiesti värsked, nad on täiesti kuumad. Ja kaste on nagu topelt pakendis siin. Nagu meie Eestis ütleks selle kohta, et see on mingi pakendi raiskamine, aga that's cool. Oh my god, how cool! Ma tellisin magusaid pannkooke. Oota, ma pean kaamera endale kätte võtma. Nagu vaadake seda package'it. Nagu vaadake seda, kuidas see pakendatud on. Siin on Nutella ja banaaniga pannkoogid. Ja siis on mingid kommikesed ka veel sinna väikse karbiga juurde pandud. Huvitav on see, ma tegelikult tellisin endale juurde need ühekordsed noad ja kahvleid. Ja mida ei ole, on noad ja kahvlid. Nagu nad lihtsalt unustasid mulle noad ja kahvlid juurde panna. Nagu mul on küsimus, millega ma nüüd neid pannkooke söön. Okei, teeme siis tastingu ja ma pean kätega sööma. Ma võtsin mingi majoneesi küüslaugu kasve nendele pallikestele. Ja nüüd ma pean kätega sööma sellepärast, et mulle ei pandud nuga ja kahvlid, mille ma juurde ostsin. Aga sellised juustupallid ja siis selline kastmekene. Aga mind see lõhnab kõik mega hästi. Mega head.
nagu need juustupallid on, nad on värsked, nad on mega pehme, mitte sellised mingid, ma ei tea, tuhmid ja mõttetud. Mega pehme juustupallid ja see kaste on ka nii hea, nii et juustupallid küüslaugu majoneesi kasmega on mega hea. Ma juba jõudsin pannkooke proovida, ehk siis siin oligi sellist 4 poolikut pannkooki, mille sees on banaan ja nutella ja siis ongi kõrval on maasikamoos ning siis kommikesed ja nagu see on mega hea, nagu tõesti see kombo on mega nummi ja samamoodi need juustupoolid olid ka mega, nii et sellele Wolti tellimusele ütleksin 80, sellepärast et nad ei andnud mulle nuga ja kahvlid, nii ma pean kõike käsitsi sööma. Nii, ma sõin ära, tegin väikese powernappi ja nüüd ma natuke fiksin oma juukseid ja siis ma lähen saan ühe tantsiga kokku ja me lähme vaatame siis Vilniuse G9 ostukeskusesse, nii ma saan nüüd natuke lukikesi teha ja siis on juba minek siis shoppama. Ma sain nüüd kiiruga siis mingid lokikesed endale tehtud ja nüüd ma siis ootan Bolti. Ma leidsin siit kassikohviku. Nagu siin on lihtsalt kassid kohvikus, lihtsalt all over the kohvik. Aga naljakas on see, mul on kasside suhtes allergiline astma, nii ma ei peaks seal ruumis 15 minutit ka vastu ilma, ma lihtsalt ära ei sureks. Ühesõnaga, me üritame leida siin Vilniuse kesklinnas riietepoodi, kuna meil oleks vaja peo jaoks vastavalt riiteid leida, aga saate aru, see linnas oli ainult üks ostukeskus ja seal oli ainult H&M ja seal ei olnud mitte midagi ja siis me mõtlesime, et okei, jalutame siis ühte poodi ja siis järgmiseks punktiks võtame ette siis jõululinna ja siis me kõnnime ja oleme nagu, et mis siin nagu täiega leidib ja teate mis, me leidsime by the accident praegu jõululinna. Näete, meie imeline jõululinn on seal. Saate aru, me leidsimegi selle kuusa nüüd üles, lihtsalt vaadake seda kuuskõik, kui ilus see on. Lihtsalt see puu on siin nii kaunis, nagu lihtsalt vaadake seda kaunis puud. Nagu kõik on siin mega ilus ja mega armas. Me võtsime prooviks nii, ma mõtlesin välja, et tegemist on ingveri veiniga, mis on siis alkoholivaba. Ja ma esimese hooga hakkasin seda jooma, nagu see oleks kakao. Ei, see ei ole kakao, see maitse on tõesti väga tugevalt ingveriline, aga see on soe ja kindlasti on ta ka selline tervisele kasulik, nii et selline mõnus jõuluvaib. Okei, ma arvan, et pole mitte midagi nunnumat ja jõululikumaks kui üks hiigel suur 2-korruseline karussell, kus saad sa päriselt peale minna ja siis sellega sõita. See on tõesti mega cute. Nüüd me läheme minu lemmikusse poodi, milleks on Drogas. See on meil basically nagu Douglas, aga lihtsalt 50 korda parem. Next to the drink. So good. Mulle meeldib, kuidas ma täiega shoppan mingid naiste tooteid, jumestuskreeme ja kõike sellist. Ja siis mulle meeldib see, et ma shoppan kõike seda meesterahvaga, kes täiega haibib mulle kaasa ja aitab mul valida. Käisin kodus, vahetasin riited, natuke fiksisin meiki ja nüüd siis ma lähen tantsuõhtule, nii et ma saan nüüd tantsida. Ma nagu näha siis, ma olen hetkeks tantsinud juba 2 tundi, like in the row. Ma omastasin ühe väga hea tantsija. Ja siis me tegime taga nagu 10 tantsu järjest ja siis kõik naised olid lihtsalt seal kõrval nagu. Siis nad tahtsid ka taga tantsida ja siis me tegime mingi 10 tantsu järjest. Ja nüüd ma natuke suren sellepärast ja mul tuli räme peavalu ja selline iiveldus. Nii et ma tahan täiega tantsida, aga mul on tegelikult jumala halb olla. Nii et let's see what's gonna happen. Ja mul on kõrval inimene, kelle ma lihtsalt omastasin.
Anyways, tellides Boltist ja Boltist, et see oleks maksma läinud 5 euri üks pudel ja nüüd ma sain tasuta endale veepudeli, kuna ma ei saanud maksta läbi Revoluti, nii et ma olen happy kindlasti tasuta vett, nii ma ei sure vist niipea. Me oleme lihtsalt mingi pool tundi niisama, lihtsalt diivanil, lihtsalt mitte midagi ei tee, lihtsalt oleme. Mõtleme koju minekust, aga mitte keegi mitte kuhugi ei lähe. Kell on siis 2:30 öösel ja me lõpuks otsustasime siis hakata jalutama oma kodudesse. Aga me tegelikult oleme kõik jumala eri kohtades, aga siis mind eskorditakse turvaliselt koju. Nii et väga turvaline. Aga ja, nüüd lõpuks 2:30 otsustasime, et tegelikult võiks minna. Ja ma jõudsin elusast koju, ma võtsin oma meigikese maha ja ma olen nüüd valmis magama minema. Aga nüüd on ainult üks bad news, lihtsalt sellepärast, et mul on kurk väga valus ja mu enesetunne ei ole kiita, aga mul käib juba 8 tunni pärast äratus. Nii et I'm curious, et kas mul on hommikul hea olla või ei ole. Ühesõnaga, kell on 6 hommikul, mis tähendab, ma olen siin pikal olnud 2,5 tundi. Ja ma olen nagu söetükk. Nagu mul on kiiremas korras meditsiini vaja. Nagu mul on õnneks apteek siin all. Aga mul on 0 energiat ja mul on nii külm ja ma ei meiki sinna alla apteeki ära, et endale asju osta. Nii et ma ei tea, kuidas ma ellu jõun. Ühesõnaga, kell on 9:30. Apteek avati kell 9, nii et ma sain kokku äkki mingi 3 tundi maksimaalselt magada ja ma nüüd vaikselt lähen Rooman apteek, et endale asju osta. Laagis olen mingi suremise äärel, lihtsalt mingi naine lihtsalt trükis must ette. Aga ma sain mingid asjad ja nüüd ma vaikselt Rooman tagasi. Nii ma jõudsin siis tagasi tuppa, tegin igaks juhuks ka koroonatesti. Negatiivne õnneks, nii nüüd ka ma ostsin kraadiklaasi, nii et kraadime siis, kas mul on palavikku ka. Nii, kraadiklaas piiksus ära, nüüd on tõe hetk siis, kas mul on palavik. No, jah, mul on palavik ja mitte väike. Ma mõtlen ainult selle peale, mul on praegu hetkel natukene parem olla ja mul on palavik 38,1, aga mul oli öösel väga halb olla. Ning mul on siuke tunne, et mul vist öösel palavik siis kerkida mingi 40 kraadi peale. Nii et imeline bachata festival minu jaoks, nii et mina lähen nüüd tagasi teki alla ja lihtsalt olen. Nii, ma magasin nüüd mitu tundi järjest ja nüüd mind oodatakse nüüd sööma, nii ja ma lähen ka pesen hambad ja lähen sööma, sest mu enestunne on parem, mul läks palavik üle. Nii et ma hetkel naudin seda, et mul on hea olla. Nii, ma sain ka voodist välja, pesin hambad, panin riidesse ja ma lähen nüüd siis, ma ei tea, hommikul õhtusööki sööma. Instagrama flop. Nii, peale söömisse tehtud väikene power nap ja nüüd tuleb siis ennast ära sättida, et minna siis tantsupeole. Meil on nagu privaattund. Ja ongi nüüd aeg tegelikult peod koju hakata ära minema, sellepärast, et see ei ole viimane tantsupidu, meil on homme ka veel, nii et... Nii, ma jõudsin ka siis tagasi oma toakesse. Enesetunne on siuke so-so. Niimoodi enesetunne käib nagu Ameerika mäed üles-alla, aga vähemalt ma sain mõned tantsud tehtud, kuigi ma ikkagi tegelikult poolaastased istusin ja jutustasin ühe Riia tantsijaga, nii et... Aga noh. Nüüd ma saan siis oma huulekesed maha võtta ilusti ja magama minna ja loota, et ma see öö vähemalt saan magada. Käes on siis 4. päev ja tegelikult viimane full päev, sellepärast et mul homme ehk esmaspäeval läheb siis juba vist 8:55 läheb lend tagasi Tallinnasse ja siis sealt omakorda ma tulen mingi bussiga, mis jõuab kell 13:00 Tartusse, nii et
viimane päevakene siis Vilniuses. Nii ma tellisin endale toidu, see jõudis just kohale, ma võtsin toidust 2 ampsu ja ma olin nagu, ma ei jõua rohkem süüa. Kuna ma olin haige, siis mu keha ei taha väga toitu vastu võtta, nii ma saan oma toiduga terve päeva hakkama. See oli hetkel justkui mu hommikusöök, mis sest kell on mingi kell 1 päeval, aga see oli mu hommikusöök, ma saan seda lõunaks süüa, ma saan seda veel õhtuks süüa, nii et vähemalt milline raha kokkuhoid. Ma saan selle ühe toiduga väga kaua hakkama. Aga nüüd ma ka sätin natuke ennast ära ja lähengi siis tantsima, sellepärast et mingitest workshopideks võiks ka ikkagi osa võtta. Ma sain ka nüüd toast välja ja kõnnin siis kohta, kus meil workshopid toimuvad. Aga mu 2 emu, üks läheb nüüd ära kella 3 bussiga, praegu on kell 14.15 ja teine läheb ära kella 6 bussiga. Ja ma jään nüüd üksi, sest minu lend läheb alles homme hommikul 8.55, nii et... Ma saatsin oma Riia inimesed ilusti bussi peale ära. Nüüd ma lähen ise hotelli, pakin oma asjad, saan väikese power napi teha ja siis ma pean ise juba kell 5.30 tagasi siin Vilnius bussijaamas olema, nii et... Nii, ma olen tagasi oma apartmendis, pikali voodis ja mul käib nüüd 4.55 äratus, mis tähendab seda, et ma saan tegelikult mingi 9 tundi magada too. Nii et ma lähen nüüd magama selleks, et siis rise and shine ida 4.55, et pakida oma asjad ja minna bussipeatusesse ja sõita bussiga siis lennujaama. Nii, täna on siis esmaspäev ja kell on 5.20 hommikul, mul läheb 8.50 lend. Nii, ma sain just asjakesed kokku pakitud, kuigi magada ma sain mõned tunnid, siis ma reaalselt jäin magama alles kell 3 öösel. Nii, et väsimus on väga suur, aga vaikselt juba kodu paistab. Kella 5.57 ma just jõudsin Vilniuse justkui linnaliini peatusesse, et sõita bussiga siis lennujaama. Ja kõigepealt näitis, et see buss jõuab varem ja nüüd see buss hilineb. Ja on nagu... tahaks juba kodus olla. Ma peaksin ära õppima vene keele, kuna kõik räägivad siin vene keelt. Ja tuleb välja, et Vilniuse lennujaama sa ei lähe samast uksest sisse, kus on saabuvad lennud. Siin on nagu totaalne teine lennujaama pool, nii et ma läksin suure hurraaga sinna, kust ma nagu välja tulin, aga nüüd välja ma pean minema teisele poole lennujaama, et minna lennu peale. Nii, next up on siis läbida security need väravad ja siis ma olengi juba lennujaamasse ja siis ma pean still 2 tundi ootama. Okei, ma arvan, et see on kõige kõrgem hind, mida ma olen maksnud matša ees, sellepärast et matša siin Vilniuse lennujaamas maksis 8 euri. Okei, ma võtsin matša tavalise piimaga, aga ma lasin panna sinna mustikasiirupit sisse. Mulle just meenus, et ma tellisin hommikusöögi endale siia lennuki peale, aga ma just sõin. Ühesõnaga ma olen tagasi nüüd kodumaa pinnal. Enesetunne on pole kõige parem. Aga nüüd veel bussisõit Tartu ja siis ma saan ametiga kodus olla ja siis ma saan teha teile kokkuvõtte, mis siis selle reisi positiivse külje, mis oli reisi negatiivsed küljed.